kas me võime rääkida ka näiteks D-vitamiinist ja vaimse tervise seostest? Ja, aga seal on näidatud seoseid ka depressioon ja meeleolu. Jah, need on kindlasti olemas, need uuringud näitavad seda seost, samas ütlen, et meie uuringud ei näidanud seda seost. Et see küll ei ole avaldatud meie doktoritöös, aga see ongi need lisa väärtused, mida me sealt saime, me kõik ei suutnud ka doktoritöösse viia. Doktoritöö ei saa olla liiga heterogeenne, et me peame kontsentreeruma kuhugile kitsale valdkonnale. Meie ei suutnud seda tõestada. Okay. Aga kas ma mõtlen nagu D-vitamiini seisukohalt, et tal võib olla, eks ju, ka ennetav toime, aga tal võib olla ka see toime, et kui inimesel on juba depressioon ja ta ei ole varem võtnud D-vitamiini, siis ta ikkagi ka üleüldise tervise seisukohalt tasuks ikkagi seda tarbida. Jah, depressioon on meil jälle tulles selle juurde, et eriala erineb natukene depressiooni valdkonna spetsialistidest. Ortopeed ei saa seda nii hästi võib-olla ja nii adekvaatselt lahti kirjeldada, aga multifaktoriaalsus on kindlasti üks komponent. Me ei saa võtta D-vitamiini ainukest põhjustajat depressioonile ja me ei saa D-vitamiinist kindlasti ka depressiooni ravimit kujundada, et see ei ole üht ega teistpidi. D-vitamiin on ikkagi üks osa meie tervikust, sellest samast mosaiigist, kuhu me neid kilde paneme, aga ta võib mõnel hetkel olla väga oluline. Aitäh, doktor Leho Rips!